Tere, kallid lapsed! Täna meil on järjekordne töötuba ja täna me teeme teiega veekella ehk siis veeenergial töötava kella. Kõigepealt võtke oma karbist sellise pakendi nagu water clock ning teeme selle lahti. Kui me tegime lahti meie karbi, siis leidsime järgmised osad. See on raam. Kella jaoks meil on ise kell, siis on selline pesa või karp kella jaoks, 2 sellist asja, veekonteinerid, 4 metallriba, 1 traat ja 2 kruvid siin kotis, ärge kaotage selle ära. Lisaks komplekti varustusele on tarvis teile võtta endale kruvikeere hästi peenikene. Kleeplint ei pea olema, aga võib võtta ja vett. Mul on siin kroosis ka vesi. Kohe ütlen, et antud töötuba tuleb teil teha kindlasti kas koos vanematega või kui vanemad on teie juures ja kontrollivad tegevust. Nii, aga alustame. Kõigepealt võtame selle kella osa, paigutame ta siia karbi sisse niimoodi, et need traadid oleksid väljas sellest pesast ja ühendame seda raamisse. Vot siia, siin on selleks vastavad kohad. Kui raam meil asub vot sellisena, hakkab seisma, siis tuleb need traadid siia ülesse poole paigutada ja panna kokku selle raamiga, selle karbiga. Nii. No nii, see oli üks raskematest asjadest, loodan, et keegi vanematest teid aitab. Nüüd, see on siis ilusti olemas, sellest pesast traadid tulevad välja. Edasi, meie komplektis on 4 metallriba. Nagu te näete, nad on erinevat värvi. Üks on selline roosakas ja teine on valge või hõbedane. Need, mis on roosakad, on vaskriba ja vot see hall või hõbeda värvi on tsõnkriba. Mida me teeme nüüd edasi? Me ühendame vot need traadid, mis meil siin raamist välja paistavad, nende ribadega. Kõigepealt ma võtame valge traati ja ühendame selle vaskriba otsa. Vaskriba meil on roosakas. Lükkame selle augu läbi ja paar korda keerame vot niimoodi siia külge. Võib jätta niimoodi, aga võib kasutada ka kleeplinti, kuidas on mugavam. Ma proovin ühe korra kasutada ka kleeplinti, näiteks niimoodi. Nii, see on meil valmis. Nüüd võtame teise traati, mis on rohelist värvi ning ühendame selle
tsõnkribaga. Nii siia ja samamoodi lükkame august läbi ja mitu korda ümber riba paneme. Selle ma ei hakka kleeplindiga ühendama. Liigume edasi. Nüüd on meil veel ka selline valgetraat. Samamoodi me ühendame selle tsõnk ja vask ribaga. Samamoodi. Nüüd me peame need meie metallribad panema elektroodi hoidikusse. Kuidas me seda teeme? Iga hoidikus peab olema üks vaskriba ja üks tsõnkriba. Nii, üks vaskriba ja üks tsõnkriba. Vot niimoodi. Nüüd me peame ühendama need elektroodi hoidikud raamisse. Siin on vastavad kohad sellele. Siia ja siia. Nii, elektroodi hoidikud on ilusti paigutatud ning selleks, et juhtmed oleksid ka ilusti kenasti olemas, siin on ka nende jaoks kohad ja proovime ka need siia ilusti kinnitada. No nii, nüüd see näeb välja päris korralikult ja üldiselt on meie raam nüüd valmis. Nüüd meil tuleb täita meie veehoidla veega. Nii ühe kui teise ja paneme nüüd meie raami siia veehoidlasse niimoodi, et elektroodi hoidikud olid täielikult vees. Ja nüüd peaks kell hakkama tööle ja nagu me näeme, kell ongi töös. Nagu te näete, meie veekell on nüüd valmis. Nende nuppudega te saate panna õige aja siia tabloo peale ja teil on siis toimiv veekell. Nagu te näete, meie kell käib. Metallribad ja vesi moodustavad aku. Aku ja kell moodustavad elektriringe ning aku surub elektrivoolu sellest ringest läbi, pannes kella tööle. Meil on 2 komplekti ribasid, kumbki oma veemahutis. Komplekti, mis koosneb vask- ja tsõnkribadest ning neid ümbritsevast veest, nimetatakse elektrokeemiliseks rakuks. 2 rakku on vaja selleks, et üks rakk ei ole piisavalt võimas, et kella tööle panna.